Kas pärimisleping võib lukustada vara ja jätta pärijad lõksu? Testament on ühepoolne tehing. Sa võid seda elu jooksul muuta nii palju, kui sa vähegi soovid, ükskõik millal. Pärimisleping on aga leping kahe või enama inimese vahel. See tähendab, et selle muutmine on oluliselt keerulisem ja ei ole enam sinu ainuvõimuses. Üldjuhul on igasuguse lepingu muutmiseks vajalik teise poole nõusolek. Pärimislepingu puhul kehtib põhimõte, et see, milles on kokku lepitud, on siduv ka tulevikus, nii nagu muude lepingute puhul. Ja just siin peitubki tegelikult see risk. Ehk siis pärimisleping lukustab nii-öelda vara, ehk siis see, kellele vara läheb ja missugune vara jaotatakse. Kui teine lepingu pool on elus, ei saa seda pärimislepingut niivõrd lihtsalt muuta, selleks on vaja teise poole nõusolekut. Kui teine lepingu pool on juba surnud, muutub olukord veel keerulisemaks. Praktikas tekivad konfliktid siis, kui on tekkinud uus abikaasa või uus elukaaslane, on sündinud uued lapsed või pere on muul viisil suurenenud, kui suhe pärijatega või pärimislepingu teise poolega on mingil põhjusel halvenenud või kui varaline olukord on oluliselt muutnud, näiteks ettevõte on müüdud või on soetatud uus vara kogumis on mingisuguseid suuremaid muutuseid. Inimesed üldjuhul eeldavad, et nad saavad oma vara üle otsustada vabalt igal ajal kellegi teise nõusolekuta, aga pärimisleping võib seda võimalust oluliselt piirata. Samas on oluline silmas pidada, et pärimisleping ei tohi piirata pärandaja õigust oma eluajal oma vara vabalt võõrandada, sellega teha erinevaid toiminguid. Seda ei tohi pärimislepinguga piirata. On praktikas olukordi ka selliseid, kus pärimislepingut püütakse hiljem pärast pärandaja surma vaidlustada, öeldes, et see leping tehti siis kas eksimuse mõjul või pärandaja tegelikult ei saanud lepingut tehes päris täpselt aru, mida ta ikkagi teeb, missugused on tema teo tagajärjed. Aga sellised vaidlused on tihtipeale üsna keerulised. Kohus lähtub eeldusest, et kui leping on olemas, siis on see ka kehtiv ja siduv. Ja selle ümberlükkamine nõuab päris suurt asjaolude tõendamist. Seetõttu on oluline silmas pidada, et pärimisleping ei ole lihtsalt üks dokument, mille on võimalik notaris vormistada, vaid sellel on ikkagi väga pikaajaline strateegiline mõju ja see võib mõjutada ka olukordi, mida täna ei oska veel üldse ette näha. Seetõttu enne pärimislepingu sõlmimist tasuks läbi mõelda mitte ainult tänane olukord, vaid ka see, kuidas võib olukord tulevikus muutuda. Ehk siis mis saab siis, kui perekondlik olukord muutub, kas ja mis ulatuses on vajalik säilitada paindlikkus vara üle otsuste tegemisel. Seega, kui pärimisleping on juba sõlmitud ja elu on muutunud, ei tasu eeldada, et küll kuidagi saab selle asja korda. Võib-olla mõistlik siiski lasta see pärimisleping üle vaadata ning juristiga arutada, kas ja missuguseid võimalusi on selle pärimislepingu muutmiseks. Pärimisleping võib olla väga hea tööriist oma vara planeerimisel, kui seda teha õigesti ja läbimõeldud. Kui seda kasutatakse ka valesti, nii et selle tagajärjed ei ole tegelikult läbimõeldud, siis võib see lukustada vara viisil, mis ei vasta enam tegelikult pärandaja tahtele. Ja seetõttu on siin tihtipeale õigusnõu enne lepingu sõlmimist odavam kui hiljem.